Tervitan ja õnnitlen teid Eesti Vabariigi 106. aastapäeval. Tänasel kenal päeval päike on peidus. Aga võib-olla see ongi natuke sümboolne. Et peidus on meil alati midagi toredat ilusat sellest. Peidus pool on huvitavam pool. Eestis on praegu Eesti lipu. Minu arust see on maailma kõige ilusam lipp. Eesti keel on maailma kõige ilusam keel. Eesti maa. Kena maa. Eilsel Põltsamaa valla Eesti Vabariigi aastapäeva ja valla aastapäeva tähistamise üritusel julgesin öelda, et Eesti riik on saavutanud oma lennukõrguse. Eestiga arvestatakse, Eestil on maailmas nägu, kui väljapoole me paistame hulka paremad, ilusamad, kui meile endale see kõik tundub. Aga siis tuli see selline huvitav mõttekoht, et kuid. Kas seda Eesti riiki, kas me näeme? Riigiameteid on koha peal järjest vähem. Need ametnikud on üle töötanud. See kõik on optimeeritud. Ja siis on lootus, et omavalitsus täidab selle kõik selle tühja koha. Lihtsalt ei jõua. Ei ole võimalik. Aga ma ei taha siin tänasel kenal päeval nii kurvaks jääda ja teiega kurvastada koos. Ütlen julgelt, et Eesti riik algab külast. Ja see küla, teie olete siin. Uskumatu, kui palju te hommikul vara, pidupäeva hommikul te tulete siia. Te tulite üle-eelmine aasta, te tulite eelmine aasta, te tulite tänavu, te tulete aasta veel. Te olete Eesti. Te olete nõus sellega? Muidugi. Jaa. Niisiis, soovin teile toredat Eesti Vabariigi aastapäeva. Soovin seda toredat tänase päeva algust, sest see tänane päev ja kõik sellest algav, see on muinasjutust kauni, kena. Olge tublid, hoidke üksteist, elagu Eesti! Palume teid siia lippude alla siis ühispildile. Elagu Eesti! Põltsamaalt on meil tulnud külla perekond Valdre ja kuna loodame sellest tutvust arendada, aga tänasel päeval annaks nagu meesterahvale sõna, et
Anseelikale võib-olla teine kord. Palun, Jaak. Tutvustad ja räägid, mis saab. Tervist ja head vabariigi aastapäeva. Mulle nagu meeldib rohkem küll kirjutada ja see on mulle nagu meelisarrastus. Aga eks tuleb aeg-ajalt ka rääkida sõnavõtte, eks ma siis proovin täna siin natukene rääkida, mida ma olen teinud ja sellest ka, et on ju praegust Eesti Vabariigi aastapäev ja mingi temaatiline jutt peaks ka olema ja see mul alguses ongi. Kuna ma olen kirjutanud rohkem spordi ajaloost ja uurid spordi ajalugu, siis teema oleks nagu Eesti spordi ajalugu Eesti Vabariigi ajaloo ühe osana. Ja teiseks on siis, tutvustan oma need raamatuid, mis ma olen siin kirja pannud siin elu jooksul. Siis alustangi spordi ajaloost. Spordi ajalugu algab ka siis pihta, kui algas siis Eesti Vabariik ja kõik sportlased saadeti ka muidugi rindele. Selleks siis moodustati 1918. aasta 16. detsembril juhi Leopold Tõnsoni eestvedamisel sellise maleva nagu Kalevi malev võttis siis osa vabadussõjast nii mitmel rindel, siis nad olid siis Viru rindel, Lõunarindel ja ka Landesveri sõjas, nad võtsid osa siis 38 lahingust. Polnud ju mehi võtta nii väga, kes siis seal osaleks ja tuli nad siis rindelt kutsuda spordiroodu, mis siis Tondi kasarmus loodi selline spordirood, kus siis kutsuti rindelt kõige tuntumad spordimehed, kes tollal siis olid kokku ja nad vormistati instruktoriteks tööle. Need olid siis sellised mehed nagu tulevane esimene olümpiavõit Neuland, Harald Tammer, kõik tulid siis medalile pärast hiljem. Eduard Pütsepp, Alfred Schmidt ja Aleksander Kolmpere. Kõik siis kutsuti kokku rindelt, et mehed, tulge, Isamaa ootab teid ka spordirindel võitlema. Nii nad siis tulidki sinna kokku ja hakkasid siis harjutama. Nii nagu siin Reet ennem mainis, et on maasool, need mehed olid ka kõik maasool harjunud tegema rasket maatööd ja olid siis väärilised esindama Eestit esimestel olümpiamängudel. Aga mul õnnestus siis selle raamatu, mis on siis Eesti tõstesport esimene osa, Eesti tõstesport ajalood esimene osa, leida väga unikaalset materjali, kuidas moodi need mehed võitlesid siis rindel, nad kirjutasid siis memoaare ja kirju kodustele, et polnud kuskil ennem avaldatud. Ma siit pigem loeksin ette, mida siis Harald Tammer näiteks kirjutas oma emal-isale. Tema sai siis tõstmises pronksmedali olümpiamängudel. Ja vabadussõja aegsed kirjad ema-isale. Toon 2 kirja näiteks. Meie perekonnas on tõesti nii, et on kuidagi mingi anomaalia, et mina olen ajaloolane hariduselt. Aga ajalooraamatut kirjutab abikaasa, kes on metsainsener. Ja minu ajalookarjäär lõppes ära ja õppisin uue ameti. Ma olen õppinud psühhoteraapiat ja nüüd siis tegelengi sellega, et aitan väikeste koolide lastel endaga paremini hakkama saada ja natuke toetan nende vanemaid. Ja reklaami osas võin öelda, et mul on ka eravastuvõtt Põltsamaa linnas, nii et kui kellelgi kunagi mingi selline soov